Nii, siin on mul infrapuna lamp. See kirgab soojust ja tungib sügavamale kudedesse kui tavaline soojus näiteks. Soojus parandab vereringet, lõdvestab lihaseid, vähendab põletikku ja kiirendab kudede taastumist. Kasutataksegi siis lihaspingete ja valude leevendamise jaoks, liigesevalude puhul, külmetuse ja põskkoobaste vaevuste puhul. Minul on see oluline asi. Ja spordijärgseks taastumiseks hoitakse lampi 30–50 cm kaugusel 10–20 minutit. Tuleb alati ettevaatlikum olla, mitte liiga palju. Ja ei tohiks liiga lähedalt seda teha ja liiga kaua siis. Ongi sellised hoiatused. Rasedatele võib-olla ei tasuks seda kasutada. Südame- ja veresoonkonna haigustega inimesed ja kel on tundlik või kahjustatud nahk. Ja kui vaja, pidage nõu arstiga. Mõned huvitavad faktid infrapunast on, ta ei soojenda õhku, vaid objekte ja kudesid. NASA kasutas infrapuna valgust astronautide ja lihaste taastumise kiirendamiseks. See infrapuna lainepikkus suudab tungida kuni mitu sentimeetrit sügavale kudedesse. See on põhjus, miks see aitab lihaspingete ja liigesevalude puhul. Ta on nähtamatu, kuid tungib, kuid tundub, et nahal on väga soe nagu. Ta suurendab vere mikrotsirkulatsiooni kuni 30–40%. Ja mis on veel huvitav fakt, et ta aitab ka juukse kasvule kaasa. Et uuringud on näidanud, et lähedane infrapuna ja punane valgus võib sügavalt tungida peanaha kudedesse, stimuleerida rakkude energiat, parandab verevarustust ja vähendab põletikku. See loob sellise parema keskkonna juuksefoliikulite aktiveerumiseks ja juuste kasvuks. Ja see võib tõepoolest pikkamööda suurendada juuste tihedust ja paksust, kuid see ravi peab olema nagu järjepidev mitme nädala kuni kuu jooksul. Siis võib näha tulemusi. Aga igal juhul selline info.